Nii, mis me... Tere tulemast meie sellesse, mis on välikööki. Tegelikult nagu, no meil on iga nurga peal köök. Meil tuli täna selline mõte, et teeks lõhki, me polegi see suvi veel teinud ja varsti on jaanipäev on ju. Ja siis tuli mõte, et teeks sellise kiirabi jaanipäeva video. Et kui sul tegelikult mingeid plaane ei ole, aga noh, igaks juhuks saad mingi kilokese liha võtta, et mine tea. Ja siis äkki ütlevad mingid lapsed või sõbrad või tuttavad, et nii me oleme mingi tunni aja pärast kohal. Siis meil on sulle täna pakkuda lihamarinaad, kurgid ja üks väike selline ketšup sinna kõrvale. Noh, ütleme ketšup. Meie peres kutsutakse mürsk. Ja siis me teeme kõiki neid korraga, aga oi, mingid loomad on ka meil siin. Siis kõigepealt panemegi selle mürsku teema käima. Ma ostsin mingeid purustatud tomateid, neid on paremaid ja halvemaid, et peab vaatama, miks need head on. Tegelikult ma olen ise ka neid teinud, aga jah, et ühesõnaga täna on sellised. Mina panen siis selle niimoodi siukse hästi ettevaatlikult natukeseks sõela peale nõrguma, et teda saada nõksa vett välja või seda nõksa. Ja see nagu lihtsatel inimestel nagu mina on ja, et poes müüakse tomatipüreed, see on vale. Ei, see on purustatud tomat. Just. Ja ei ole ka kas konserveeritud tomat on sama või? Ei, purustatud tomat, et kui sul on nagu need ploomtomatid, siis on, ei, sellest ei saa. Et no saab, aga kas pead ise neid purustama, et mina ostan purustatud tomateid, aga mitte püreed ei saa niimoodi nõrutada enam. Pead olema purustatud tomatid. Ma lihtsalt tahtsin pöörata tähelepanu inimestele, et neid müüakse 4 erinevat purki tomate värk. Sina võib-olla tõesti, jah. Mina näiteks küll võin sattuda segadusse poes. Ja siis me jätame nõrguma. Mis teine asi on siis, et me tahame veel kurki kõrval teha. Et siis me teeme need ennem ära, mis nagu rohkem aega nõuavad. Kilekotikurgid, hästi paljud teavad seda. Kunagi, kui ma neid esimest korda tegin ja siis panin need oma blogisse ülesse, siis sealt läks see retsept niimoodi lendama, et inimesed isegi ei viitsinud kirjavigu parandada minu kirjavigu ja jagasid seda täpselt nagu, ühesõnaga, mis mind natukene nagu kulmu kergitama pani, oli see, et inimesed ei viitsinud isegi retsepti ümber kirjutada. Aga see on lihtsalt nii geniaalne asi. See on geniaalne ja selleks on, sul ei ole tegelikult mitte midagi muud vaja, kilekotti ja kurki. Ja isegi kui sul nagu kilekotti ei ole, siis piisab sellest mingist karbist, eks ole ka. Aga kilekott on kõige parem. Ma tean, et mul on kuskil siin kilekotid. Mitte, et ma mäletaks mõistlik on vaadata, et need kotid oleksid toidukõlbulikud, eks ju, selle jaoks on nendel vaatasin need, näite suunaga sinna. Need peal, need kirjad kuskil peal. Need on, ma tean ühesõnaga. Ja mis siis asja point on, võtame suurema või väiksema. Meil on kilo kurke täpselt umbes. No tõele au andes ma käisin just poes kurke juurde toomas, et oleks täpselt kilo. See ei ole veel olnud. Kõige parem on see, sest et praegu ei vaata oma kurke veel ei ole. Kõige parem, kui oleks need oma kurgid on ju värskelt korjada aiast ja siis sa ei pea neid leotama ega midagi, aga ma panin nad hommikul korraks natukeseks ajaks likku. Aga miks likku No siis nad tõmbavad vett, vaata need olid niisugused natuke tössud, eks need ei ole mingid, need on Poola, Läti või Leedu, mis kurgid need seal poes olid, ei mäleta enam. Leedu vist olid, jah? Jah, et nad on natukene vett ära andnud endast juba, aga ma panin nüüd nad natuke vette ja kuna siin osa on suuremad, siis teemegi 2 moodi, vaatame, kuidas siis ühed nagu ma panin, eks ju, nagu tervelt ja siis suuremad lõikan 4 ja panen teise kotti, vaata, mis siis saab.
lihtsalt nagu, aga tegelikult võiks kokku panna, on ju. Tegelikult muidu tavaliselt ma teen niimoodi, et ma ei lõika neile otsi ära ega mitte midagi, ma panen ilusad väiksed kurgid kilekotti lihtsalt, eks. Ja aga need osad on siin suuremad. Ja no me tahame ju hakata otse kohe, eks ole, sööma. Nojah, et kui lahti lõigata, siis tõenäoliselt tegelikult saavad kiiremini valmis, on ju. Tõenäoliselt, jah. Oleks pidanud suuremaid kotte võtma toast. Aga okei. Need käivad küll ju. Noh, nii. Siis umbes siin on umbes täpselt ma arvan, sul on umbes pooleks nagu. Ei, päris nii vist ei ole. Mul on kuskil kaal ka teelt, aga me võime huvi pärast ära kaaluda. Sorry, ma tulen kohe tagasi. Nii. No kaalume palju. Lihtsalt, et ma oleks... No enne oli jah, kilo. Siin on 600 ja noh, võtan siit ühe vähemaks, siis ongi pooleks. Umbes täpselt on mõlemas pool kilo. Ja mis siis teha tuleb? Sul on vaja mustast rehti, ma käisin ennem korjamas, neid meil on. Joona ei viitsin millegi puhul, kuigi ma tegin vihjeid. Ja mul oli väga kiire. Siis ma vaata, lõikan väiksemaks, et seda maitset nagu paremini ka jälle kiiremini siit välja tuua, on ju. Siis ma leidsin mingi tillivarsi. Kõik asjad ma nagu hakin peenemaks, et siis nad annavad maitset. Panen mõlemasse natuke tillivarsi ja mis meil on. Siis ma leidsin sellises, või mitte leidnud, vaid võtsin seda mädarõika lehte. Seda palju, noh, ta on ikkagi mõru, aga või nagu kibedust annab, aga noh, meil on nii lühikest aega nüüd siin. Ja siis kindlasti ikkagi küüslauku ka on ju. Ja ma kõik nagu lõikan väiksemaks, et siis nad jõuavad seal maitset anda. Mõlemasse natuke küüslauku. Mina võin vihjaks anda, et näiteks Tartu turult saab ka mustast lehti osta, kui on vaja. Et kui endal ei ole või midagi. Jaa. Nii, ja siis mul on alati, mis mina panen kurkidele. Seda ma teen nagu alati. Ma panen koriandri seemneid. No, paneme. No. Vaata, siis selle asja juures on üks point veel. Need on kiirkurgid. Need homme ei kõlba süüa. Nad lähevad liiga nagu, noh, liiga soolaseks, nad lähevad liiga selleks. Need on kiirkurgid. Tuleb kiirelt ära süüa. Et see ei ole nagu mingi, kui sa tahad homme süüa, siis on hoopis üks teine retsept. Et see soola on ka vaja. Võtan selle lähemale. Ja siis noh, kilo kurkide peale üks supilusika täis, aga noh, meil on siin, no ma panen pool siis ja pool. Natukene veel. No tegelikult ühesõnaga point on selles, et 1 kilo peale üks supilusika täis. No nüüd on kõik, kui sa tahad. Meie peres ei ole tšilli nagu okk on ju. Sa võid panna siia tšilli, elbeid ja noh, mis sulle meeldib. Aga põhimõtteliselt me ei pane. Nüüd sa paned niimoodi kinni, et õhk jääb sisse, sest nüüd on vaja teha nii. Raputad ilusti ära. Põmm. Seda ka. Ja kui õhk on sees, siis on hea raputada. Et ta seguneks. Ma nüüd küsin ühe küsimuse, mida ma vastust tean, aga nagu ma olen näinud, et kommentaariumis see tihti küsitakse. Aga millal ma vett panen? Vett ei panegi. See oligi nagu see, et kui ma selle retsepti oma Ilse blogisse panin, siis alguses mulle tuleb pähe, et ma nagu, et seda ei kirjutanud vaata, sest noh, kui seda ei ole seal koostisosadest vaja.
aga hiljem jah, selgus, et inimesed hakkasid sinna vett panema mingil põhjusel, arvestades, et ma olen eksinud. Ja siis ma kirjutasin alla suurte trükitähtedega vett ei ole vaja. Nii et ühesõnaga, nii, raputad ära. Suhkurt ei pane, mina ei pane. Ja siis surud siit selle õhu välja. Ja nüüd surud ikkagi vähemaks, noh vaakumise, kui see tegelikult on nüüd vaakum, võib panna, aga tegelikult lihtsalt vähemaks. Tegelikult vaakumisse ei ole vaja panna. Ja niimoodi. Ja nüüd lähevad nad surud õhu välja. Ja kui sul ei ole seda sellist kotti, siis sobib ka täiesti tavaline, mul praegu ühtegi ei ole see, lihtsalt sealt sõlme peale. Ongi, et ma mäletan, kui me noored olime, läksin kuhugi võpsikusse sinna maasektorisse kuhugi pidu pidama ja seal oli vanaema kellelgi kasvatanud kurke, on ju. Ja noh, mingid joogid olid alati ju kilekottidega poest kaasas ja siis oligi täpselt nii see käis. Mitte midagi muud ei pannud, soola ja kurke, kotti ja täpselt samamoodi. Et kui mul ei ole et sul ei ole mitte midagi muud vaja kui kurke, soola ja kilekotti. Et ilma mustustral-lehete saab sa ei pea panema sinna mustustral-lehti. Aga noh, tavaliselt igas aias on ka mustustral-lehti, siis maa-aedades oli vanasti. Et ühesõnaga, see on nagu kõige, selle asja mõte ongi see, sest väga häid kurke saab teha, oleks eile alustanud ja kõik... Et see asja mõte ei ole kilekotti kurke teha, vaid asja mõte on, et sa saad kohe ja praegu. Ja nüüd ma panen nüüd külma. Kui vahepeal meelde tuleb, võib neid seal paar korda keerata. Põhimõtteliselt, noh, meie proovime juba täna varem hakata, aga ütleme niisugune 2 tundi. Mina olen isegi 45 minuti peal. Et tegelikult jah, tunni aja pärast juba on täiesti on ju, aga see ongi, neid tuleb teha nii palju kui ära sööd, homme nad ei ole enam nii head, sest et nad, ja kust siis nad hakkavad vaata, juba on märg, eks ju, ja tekib see kondensvesi. Sool ju just, sool tõmbab vee välja ja sul ei ole vaja siia mingit vett lisada, kui sa vett lisad, siis sa aeglustad seda protsessi. Ma olen mingi külma nüüd. Jah. Ja siis paneme selle mürsu siis hakkama ja siis tegeleme lihaga, sest nii kummaline kui see ka ei ole, see liha tahab kõige vähem aega maitsestumiseks. Et see kenasti tilgub, päris suur, palju on juba tilkunud. Nüüd oleks vaja see siis kuhugi, kus ma saan siia vist. No ühesõnaga, vaatame, kuidas see mahub. Nüüd on see ära tilkunud, seda ei maksa siit alt ära visata. See on väga mõnus ära juua. Selline, sorry, läks mööda natuke. Või noh, margarita sisse panna. Et see ei ole nagu midagi, mida peaks ära viskama. Kokteiliks näiteks kasutada pärast, kui külalised kohal on. Nii. Mina panen siia, kodus... Vau! See oli küll nüüd väike kergekujuline plahva. Väga huvitav vist. Oota, aga mis see on? Kas mul on üle peaaegu? Ei ole kusjuures, Erik. No, oota, nagu siin on. Mõtlesin, et ma panen põlle ette. Nii, ühesõnaga, see on tomatipasta. Ei, ta ei ole käe. Hoia paigal korra. No, kõigil on kodus mingit tomatipasta kuskil tagavaraks, siuke pisike purk. Mina panen siis umbes nii panengi. See kontsentreeritud tomatipasta, seda kõige paremat saab tegelikult veel turult osta, aga poest kõlbavad ka need pisikesed, igasuguseid erinevaid pisikesed. Sest et seda tavaliselt kulub vähe ja siis on mõistlik siuke väike osta. Või kui sa ostad suure, siis nagu teha mingi sügavkülma, mingi väiksemaks või Et see annab seda tomatist maitset juurde, sest meil on jälle ju kiire selle ketšupiga.
siis ja me ju seda ei keeda ega mingit siukest asja ei tee. Siis me panen siia küüslauku. Nagu kergekujuline nagu... Kas sul juhtub tihti seda, et sa pead meile kiiresti süüa tegema? See on õudne. Kas me tuleme tavaliselt ootamatult ja näljasena? Et see isegi kui ei tule ootamatult, siis nagu te tulete varem, kui on kokku lepitud. Ja mis me siis teeme? Ja siis on kõigil nii kõht nii tühi, et ühesõnaga, kiirus on oluline. No vahel on. Et sa ei maitsesta seda siin 4 päeva. Või ei lase seista, sest seistes ju maitsed. Ma panen siia selle ühe, tavaliselt ma teen 2 purgist seda, aga täna me oleme 2, praegu veel on ju. Et siis ma panen, ma arvan, mingi 3 küünt algatuseks. Vaata, küüslauk on ka see, et kui värske ta on, kui terav ta on, et seda peab nagu maitsema. Sellepärast ei ole sellest mürsust ka kuskil retsepti. Et see on selline maitsemise asi. Igale ühele maitseb ise moodi. Aga see on inspireeritud kunagi ühest väga varastes 90-ndatest mingist šašlõki ketist, mis ei tea, mis selle šašlõki ketid. 90-ndatel olid Eestis šašlõki ketid või? No peale siis, kui see tuli see vabadus. Siis olid iga nurga peal mingi šašlõki ketid. Ühesõnaga, ma ei tea, kas see kett oli. Ei, vist oli, neil oli ikka mitu kohta järelt oli kett. Ja siis seal pakuti seda nagu pudeliga lausa. Issand, see oli nii, või suure purgiga toodi. Ja see oli nii hea, ma sõin seda, aga ega nad ju mulle seda retsepti ei andnud. Aga siis ma nagu hakkasin ise tuletama. Ja siis see niimoodi sündis, ühesõnaga. Nüüd ma panin siia, praegu panin mingi, panite tähele mitu, jah. Siis ma panen siia alati need on siis need põhimaitseained, mis on tegelikult ketšupi sees ju ka, eks ju. Ja siis ma panen neid siia. Ja see on jällegi... Koriander, muskaat. Ja jällegi, eks ole, väga keeruline. Mul ei ole koguseid, ausõna, ma ei tea neid koguseid. Aga paneme. Kõige rohkem ma panen koriandrit, mitte kõige rohkem. Ma võin sulle öelda, minule sa ütlesid, kõike tuleb teelusika täis panna üks. Ei, siis sa teed niimoodi, et igat ühte teelusikas ja teed selle segu valmis, kui sa siia paned igat ühte teelusikat, siis ei tule midagi välja. See oli valesti aru saan. Ma sain valesti aru, okei. No sa võid nii teha, et sa teed ühte kaussi selle segu valmis. Aga sul jääb siis seda ülevad. Ei tee nii, nagu sa teed ära nüüd nagu. Nii, ma panen natuke koriandrit kõigepealt, siis ma panen natukene nilki, mis annab hea maitse. See on ikka väga pisikene. No meil on nii väike kogus. Ja, mis see mõõt? See on mingi, mis asi see on, 4 ja see, noa otsatäis on see mõõt praegu. Ja siis vaatame, võib-olla panen natuke juurde midagi. Igat ühte noa otsatäis, ütleme siis nii, praegu lepime nii kokku. Siis me paneme siia soola, seda me paneme rohkem kui noa otsatäis, eks ju, see on mage. Panen natukene soola. Siis me paneme siia, ma panen siia paprikapulbrit tavaliselt. Lusikatega on tuugane. Ütleme nii. Päris suur lusikas sul. Nii. Paprikapulbrit ma panen eldalt. Nii, praegu. Siis jälle segame. Nüüd oleks paslik maitsta võib-olla. Sest maitsema peab. Nii, ma panen suhkut. Tomat on näppu, vaata. Tuleb ma ka maitsta. Oota, ma panen suhkut. Ütleme niimoodi, et nii palju ei pane, aga natuke suhkut. Ma panen alati pruuni suhkut. Tahab ka maitsta või? Minu lusikaga sobib maitsta. Sobib küll.
Läks mööda või? On. Nii, need mõtted. Mis sa välja mõtlesid? Täitsa hea. Ma panen mõtspipart. Mina ei tea, on hea ju. Milk on nõkst Palju või? Aga see on maitse asi. Ma arvan, et see ei, aga ma ära ei saa midagi võtta ju. Okei, no just. Nii, ja nüüd natukene balsamikot, noh, ütleme. Ma panen natukene. Hapet peab panema ka, onju. Ma panen balsamikot. Ma käin siin potis nüüd ja edasi tagasi, aga me tõesti teeme ainult endale seda, nii et ma maitsen nii kogu aeg kodus neid asju. Ja nüüd on see, et tavaliselt ma võtan nüüd saumiksri ja püreestan selle nagu ära. Aga seda ei pea tegema, et võivad ka jätta, vaata, oleneb jälle ka sellest, siin ei ole vaata praegu väga suuri tükke sees. Et ma isegi ei viitsi praegu seda püreestada. Jah. Jah. Et ma ei viitsi seda püreestada, aga noh, seda võib teha ja siis ma panen siia natuke õli. Sellist õli, millel ei ole väga rafineeritud õli, sest et pigem on parem, kui ta on neutraalse maitsega. Meile meeldivad sellised puhtad maitsed, et siin ikkagi oleks seda tomati maitset, eks ju. Ja selline ta on. Minu meelest tuli täitsa hea. Jah. Tead, ma arvan... Aga midagi on puudu. Muskaat ei panid või? Soola on puudu natuke. Ja nüüd, kui ta natuke aega seisab ka, siis võib-olla küüslauku panen ka ühe juurde. Võib-olla. Tahtsin öelda, et soolaga läks paremaks ka. Ilmselt kujutan seda vestlust ette, see ühe teelusikele vestlust. Ma siin filmides, ma tavaliselt ei näe, kui sa seda teed, on. Ma ütlen, mul on oma mürsu retsept põhimõtteliselt. Okei, see siis jagad meiega. See on nagu ma ütleks lausa koostisosad on ka täiesti teised. Aga mis nagu tegelikult vaata point ongi selles, et nagu see põhitrikk minu arust on see purustatud tomatid, mis nõrutad sõelaga ära. Jah, sest see annab selle värskuse. Just. Ja siis ongi, et paned natukene mingit maitset juurde ja siis ongi juba imeline nagu tomatikaste, mida panna kas pasta peale või pitsa peale või mille iganes peale. No pitsa peale meil on teine, aga hea küll. No põhimõtteliselt, kuhu iganes sa tahaksid sellist tomatist asja panna. Aga jah, et see purustatud tomatid on sellepärast, et just minu meelest ta on selline värske kaste. No ta nagu ütleb niimoodi, et sa vahel püüad meile nagu tutvustada poe ketšupit, aga ega me nagu küsitakse ikka lauas mürsku meie peres, on ju. Ja, see on jah alati väga popp, kui on ka külalised, aga ongi igaüks tehku ise moodi jälle, oma retsept, aga idee on see, et kasuta neid purustatud tomateid. Ja kui sa tahad tugevamat maitset, sa ei pea isegi panema seda pastat ju. Aga kui sa tahad natuke... ja mina ei pane ka. Nojah, et tegelikult ei pea ju panema. Aga minule meeldib jälle, et see on nii, noh, see teeb kindlasti, ma usun, selle maitse, nagu ega sinu oma tavaliselt on ikkagi parem kui minu oma, on ju. Aga see ühe supi või teelusika asi, ma räägin sellega siis ära. See, mida ma olen teinud, et ma võtan neid kõiki asju ühe palju, panen kokku, segan ära ja siis võtan sealt ühe teelusika ja panen korraga siia. Niimoodi. See on see. Mitte nii, et kõiki siia üks teelusika. Ma arvan, et ma usun, et ma kujutasin seda retsepti ette. Oota, aga... Ma panen küüslauku näiteks panin juurde vahepeal. No see on timmimise asi. Ega tema nagu, kaua ta püsib nüüd külmkapis? Nädal kindlasti. Meil on kauem ka olnud. Ma mõtlen midagi nagu tahaks veel panna. Võib-olla siis soola. Aga põhimõtteliselt on nagu see maitse jääb enam selline, nagu sa siin timmid paika, nii et ta ei lähe külmkapis ja maitset juurde ega midagi. Ikka maitsed lähevad ümmargusemaks. Aga mitte eriti. Seistes. Nagu suuri muutusi ei toimu. Äidlasemaks. Aga ongi, sa pead seda maitsema ja tee oma retsept. Pane kõik kirja.
ja ütleme nii, et praegu minu meelest on juba väga hea. Las ta nüüd olla. Noh. Aga mine vii siis külmkappi. No võib-olla hapud ka veel natuke. Üle timmida ka jälle ei tohi, siis läheb käest ära. Pean natuke seda surta veel. Ma olen natukene nagu... Võt selle pärast me teemegi ema neid videosid. Et teada saada, kuidas sa teed neid meie pere maitseid. Väga hea. Nii, ma panen siia. Kaane peal. Ma pidin ju see ilusasse purki lõpetuseks valama. Ma ei tea, kas sellel pointi on. No muidugi saab 2 purki pesta ju. Nüüd on liha. Ma peaks liha tooma siis. Aga alustame sellest. Vaata, räägi, mis sa teed? Sibulast. Nüüd meil on ju, vaata, Saslõki osa. Meil on ju saslõki isu ju oli tegelikult, mitte mingi tomati. Et nüüd teeme selle kiire saslõki siis. Meil on kilo liha. Kohe toon. Tood, siis räägin. Ja meil on vaja umbes 4 sükest suurt sibulat. Päris suured. Et mitte salati sibulad ikka. Niisugused päris sibulad, mis on nagu ikka maitsega. Jõu ja väega. Ja jällegi see on see kiirusega ka seotud, on ju? No just, et mida kongemad seda parem. Tea, kas ma peaksin filmima nagu enda silme kõrguselt või kõrgemalt? Mul nagu natukene... Et kui teil tundub imelik võttenurk, siis ma olen lihtsalt lühike. Nii. Kõrvalkommentaar. Nii, 4 sibulat. No umbes täpselt. Et päris palju sibulat ühesõnaga. Vaata, see on ka nagu hästi halb, kui ma ütlen 4 sibulat. Kõik küsivad, kui suured. Siis kui ma ütlen, et võtke 4 keskmist sibulat, siis Urve küsis mu käest ükskord, kas äärmist ei või võtta. Mina ütleksin, et kui ma vaatan neid, võib-olla video pealt ei tule, aga... No päris suured, aga... Et need on kõige suuremad sibulad, mida ma olen näinud. Aga mõte on see, et palju sibulat. Jah, okei. Nii, sibul on nüüd... Ma toon siis selle liha. Vaata, või nojah, ma toon liha ka. Et ütle see lause uuesti. Et nii kui sa selle toore liha välja tood, nii on kärbsed ka. Aga ühesõnaga, mul on kilo liha siin umbes. Ta tegelikult läheb üsna täpselt. Ja minule, tehke või tehke, millest tahate, aga minule meeldib vabaliha. Ja mina teen alati saslõki vabalihast ja ma olen siin vaielnud ka mõnikord. Ja ikka teeme ikka sellest kaelast ja nii edasi. Ja siis hiljem on selgunud, et minu vabalihast saslõkk on ikka parem. Siin on natukene peiki ka ja ühesõnaga sellised. Minule pekk meeldib. Ja liha siis lõikame ikkagi sellised, vaatad, kui järjest siuksed päris parajad tükid, et nagu kui liiga väiksed teha, siis ka nagu, kuigi meil on ju nüüd, eks ju, kiir, on ju, aga liiga väikseid ka ikkagi ei maksa teha, siis ta kuivab seal küpsetamisel ära ja sul ei olegi midagi lõpuks süüa. Et siuksed, ma ei oska nüüd öelda, kui suured nad on. Mis suurus see on siin? Umbes vaatad. Mõnest mõni tuleb väiksem ka, ja küll nüüd tuligi. Et ega see liha lõikamine ei ole ka nagu. Et sellised parajad tükid, natukene suurem, see on liiga suur äkki või. Ma lõikan selle pooleks. Ja siis, ja nagu see liha siin annab lõigata, vaata, eks ju, siin on ka kont on välja võetud ja siis on siuksed ribalad mõnedki. Aga pekk on nagu minu meelest hea. Saslõki juures. Ja vot sellised nad saavad siin. Nüüd nad peavad ootama, sest et see sibul tuleb kõik ära lõigata. Nagu... Selliseks. No jah. Selliseks väiksemaks. Ja sibula paned sinna teise kaussi.
see nagu ei ole nüüd praegu üldse oluline, millised need kujud on. Et, no aga no, et ei ole mingit sektorit või mingi neljand. No ja poolikut ei pane, sest meil on eesmärk siit sibulast maht välja nagu saada. Hästi kiiresti. Nojah, nii kiiresti kui võimalik. Nii et sibulat on kõvasti või kui hea. Ma nüüd või vaadanud kella, et kaua see läheb selle. No praegu on 5 minutit läinud vähem. Ja ma mölisen ka või räägin ka ei ole palju, onju. Aga kui sa nagu ongi, et sul on kiire, siis tegelikult kõik need 3 asja sa saad tegelikult samaaegselt vaata kuidagi, et täitsa. No ma arvan, tunni ajaga teeb ära. Ma arvan, et vähem, aga tegelikult isegi, sest praegu on meil koos selle filmimise pulliga läinud pool tundi. Natukene vähem isegi. Nii, nüüd ma raputan siia peale ühe supilusikatäie siukse mõnusa soola. No, üks supilusikatäie. Ja ei, minu köögis peenikest soola ei ole kahjuks. Nii, jätan korraks siia. Ja siis, mis ürte sul on? Meil aias praegu on ainult seda sibulat ja sibulat ja sibulat. Miks sul on ainult aias sibulat? Sest, et ma ei taha sellest rääkida. Aga siia ma olen külvanud nüüd uued kõik. Et mida me paneme? Ma ostsin peterselli poest. Selle ma panen pärast istutan maha, mis siit üle jääb. Et ühesõnaga siia peterselli, koriandrit, selliseid pehmeid, mitte loomulikult tüümianit ma ei paneks. Või rosmariini. Ja, et aga jah. Peterselli, estragon, koriandrit. Sa panid ikka päris julge hulgasta. Hästi nüüd paned palju. veel. Ja koriander on ta ka. Oota, üks oli petersel, teine oli koriander. Praegu on niimoodi, jah. Ja tegelikult mul tuli praegu mõte, et punet võiks ka panna ja ma lähen toon punet ka. Et ma panen seda punet ja kõik need, mis sa tahad siia panna või mis sul pähe tuleb, koos vaartega loomulikult. Ja nüüd põmm, teed nii. Võt nii. Sa kohe nagu massaažid. Nagu. Ja kuula, kus nüüd tulevad maitsed. Lirtsub. Või need lõhnad. Isegi mina tunnen. Ja nüüd sa see sool teeb seda, Anja. Aga ma pean ütlema, et see ei ole, õigi natukene. Ma mõtlesin, et sibul, et taata silmad ette ei jookse veel, Anja. See mait ja see lõhn on küll imeline. Ja kätega loomuslikult. Et ma ei tea, pudrunuiaga tegelikult. Ma maitsen, kui soola. Paras. See asi siin peab olema natukene soolasem kui salatit teeks. Ja ühesõnaga, siit tuleb nüüd see sibulast see nagu välja. Ikka päris korralikult nagu massaažid. Nagu ja ikka pressid sibulast mahla välja. Ja nüüd paneme selle liha siia. Ja mutime veel. Oota, ma tahaks see pipart ka nüüd lasta. Alati on hea mingi nart, kalt. Märg, see oli niiske, mida täit muidugi pesed ära peale toorega tegelemist. Ma ei tea, siit ei tulegi või? Natuke ikka tuleb. Tuleb küll, ma näen. See on tühi. No sealt tuleb. Suht tühi. See küll kõlanud siiani. Ja keegi ei keele sul ka siia, mida ma nüüd teen, panna, tegelikult see läheb nüüd juba, eks ole, juba üle. Praegu oleks juba valmis. Kõike rohkem vaja ei ole, aga ma panen nõksa koriandrit, mis sa arvad? Kas sa just juba ei pannud koriandrit? Ma panin seda pipart. Mulle koriander meeldib. Ei, aga see koriander... Värsked, täiesti erinev. Ja need on täiesti erinev. Mul tundub, et koriander on mingi uus lemmikvõrt sul. Ammu on ju. Kogu aeg on olnud.
ei ole märganud. Ja nüüd masseerid selle. Sorry, mul oli tähelepanu mujal, palju sa seda koriandrit? No natukene panin vähe. Noa otsa või 2 noa otsa? Ma panin põhimõtteliselt, mõtlesin, et hea küll ma ei hakka. Pärast teile ei sobi. Nii, ja nüüd jälle masseerid. Masseerid ja masseerid nii kaua kui viitsid. Lirtsub korralikult. Selle sibula siia liha sisse. Tead, mis on huvitav või? Et kilekoti kurgid tegime just ära ja siis selle mürsu on ja kõige kiiremini läks tegelikult lihaga. Noh, kuigi nagu... Sellepärast tegimegi teised asjad enne ju. Jah. Aga nüüd masseerid, ma vaatan paar minutit. No tähendab, see on ka täpselt nii kaua sa viitsid. Ja. Aga mis siis edasi nüüd saab? No siis paneme ka kilekotti jälle. Tegelikult võib-olla ei pea panema, aga mina panen. Ühesõnaga, mul oli siin kaamera jupsis korra, et räägi sellest toiduohutuse kohast. Ei, no ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, et ma arvan, et nüüd loodame, et see toiduohutuse tädi ei tule meil siin selle lähema tunni aja. Nali. Aga mina seda nüüd enam külmkappi ei pane, sellepärast, et liha peab olema enne küpsetamist ja ikkagi ükskõik, mis küpsetamist sa teed, ikkagi nii-öelda sellel nii-öelda toatemperatuuril. Et kui ma nüüd paneks ta külmkappi, siis ta jahtub seal maha ja siis ma peaksin, ühesõnaga siis see küpsetamine ei tule enam nii hästi ju välja loomulikult. No alati on ju ikkagist öeldakse liha kohta, et tõsta toatemperatuuri. Ja sellepärast me teeme seda kõike korraga. Ja sellepärast me ei pane nüüd seda enam sinna, aga sellel ma nüüd ka katsun siit õhku välja ja miks ma siis panin ta siia kilekotti on ka see, et vaata. Sa saad niimoodi nagu saab veel masseerida natuke. Või. Ja siis ta siin päikse kätte ei jäta, eks ju. Loomulikult mitte. Aga me jätame ta ikkagi, sest me hakkame, see on nii pool tundi ja põhimõtteliselt võib grillima hakata. Meil vist läheb näiteks kauem seepärast, et me pole veel grilli sooja. Pole grilligi sooja pannud. Aga siis sa võidki seda vahepeal pöörata ja värki. Et nii, aga kui sa tahad seda nüüd, ütleme nii, et helistavad, et kuule, me jääme ikka hiljaks, siis loomulikult ära teda siis nagu ära hapenda, et pane vahepeal siis jahedamasse tuppa kuhugi. Et praegu on õues on mingi õudne kraadid ju. Aga ühesõnaga, nüüd on nagu poole tunni pärast põhimõtteliselt võiks hakata grillima, on ju? Jah. Aga nüüd selleks, et see kõik jälle toimuks, eks me siis räägime, mis on vahepeal juhtud, aga et nüüd teeme selle, paneme tule. Sööd ja vaatame ja ma tõstan nõud ära ja ühesõnaga katame laua. Koos kogu jutu ja korraliku koristamisega ja nii edasi läks me see kõik prep praegu 45 minutit. Ehk siis muidu inimene teeks selle 30-ga. No ja sellepärast, et ei lobise nii palju ja ei otsi vahepeal mingeid asju ja... Just. Nii. Selline märk on ju. Hele mõnusaks kindad kätte panema. Pudru jälle, Peaks minema tooma nüüd korralikke süsisid. Mis see on? Õli. Nagu toiduõli või? Ei tea, kas nii läheb põlema. Kas vaatab kohe? Korsten on lahti või? Kas korsten on lahti või? Ma ei tea, tuleb suitsu või? No sul ei ole selleks, et suitseks või oleks sul lõket vaja. Mis sa teed? Et nüüd meil on täpselt pool tundi. Et teeme siis selle testi, et ei oleks mingit petukaupa. Täpselt pool tundi on möödas. Muidugi ei saa seda tõestada, sest enne me kella ei näidanud. Ja nüüd ma ajan nad vardasse. Liha siis. Ajame vardasse, meil on nagu see tuli seal ka enam-vähem. ka. See tegelikult see siia peale veel ei saa panna, see on liiga kuum. See on liiga kuum veel. Ilus. Nii.
no ja siis nüüd peaaegu on valmis, ma arvan, nüüd mõõdame. No otsime 68. No põhimõtteliselt on valmis. See on päris kõige suurem tükk ja, ka praegu. et tuleb ära võtta, sest et teised on siis kindlalt valmis. No see üldse. Oota. Ja. No valmis. Et me otsime ja kui väiksemad tükid on, siis on, tähendab väiksemad tükid on niikuinii valmis. Oih. Pane see kinnas. See on sulle põhjuse kantud. Et üle 68 ikkagi hakkab kuivama, et me lasimegi nõks, nüüd läksime lappesse siin. Aga põhimõtteliselt on valmis. See ei ole reegel. Ma tõmban välja ka. Tõmba jah. Tahad vaadata siia korra? Aga minu grillimise selline põhireegel on šašlõkki tehes on see, et nagu ega me enne 20 minutit väga ei hakka nagu isegi mõõtma. Et sealihaga 20 mintsa grilli peal läheb ikka ära. Et ei käi niimoodi suts isegi kui väljast näeb hea välja. Oih, midagi läks ümber. Oota, aga kuhu sa panid selle lavashi vahele praegu või? Jaa. Aga ilus. Kõht on küll juba päris tühi. Ja ma lõikan sinna veel natukene peterselli ja sibulat peale ja siis hakkame sööma. Nii, vaata ma tõin kurgid. Ja vaatame, mis siin on. No nüüd vaata, nüüd nad on niuksed siin kotis, teeme lahti. Nuusuta. Lõhnab nagu... Vau, lõhnab. Lõhnab hästi, jah. Ma ei tea, kas on soolanek juba. Ei ole. Ruttu välja. Ütleb nii, et rohkem, nagu neid tuleb sööma hakata. Ja, nad lähevad soolaseks. Et seda ei tohi nagu unustada, kui sa teed, et need ei ole säilituseks. Need on kiirkurdid. No vaata, kui ilus. Kas pole? Jah, see on ma... Need on jube. Jumala head on. Et oota, need kurgid siis kauan, ütleme poolteist tundi oli kapis. Ei olnud. 1,5 tundi. Et me oleme siin alla 2 tunni meisterdanud kokku. Et 1,5 tundi on, no jumala valmis. Küll. Nii, süüa ka kõlbab. Ja, mahlane. Ja, mahlane. Minus see võtmevärk on see, et vaata termomeetri või toidutermomeetriga, et siis sa tead, millal on valmis, sa ei saa lase üle nagu. Ja mõni tükk võib-olla on, vaata, meil oli nagu mõned koha pealt ebaühtlane, et võib-olla, praegu maitsen. Võib-olla mis? Okei, tead on valmis. Et võt nii, hästi kiirelt, lihtsalt vähe asju on vaja ja sellised jaanid ja jaanipäeva.